Ma kavatsen järgmise minuti jooksul kasutada hästi palju sõna kuum, sest ilm on kuum, korteris on kuum, suvi on üldiselt olnud päris kuum, eriti kuum on ta siis, kui sa elad kodus, kus alates umbes kella 3 kõigist akendest silerdab päike kuni põhimõtteliselt keskööni aknast sisse. Ja täiega kuum teema on meie majas olnud sellel ja ka tegelikult eelmistel aastatel juba küsimus sellest, et kas võiks äkki palun need inimesed, kellel on hästi suur rõdu ja piisavalt pinda selleks, kas nad võiksid palun konditsioneeri paigaldada endale. Ma ütlen kohe ära, et mina isiklikult ja tähendab meie abikaasaga ei olnud kavatsenud seda paigaldada, aga kui teemaks läks, siis nägin, et asi kisub vasakule juriidilisest perspektiivist ja astun vahele, ütlesin stopp, et kui me seda teeme, meil on vaja korteriomanike üldkoosoleku enamusotsust. Ja siis me hakkasime vaidlema. Aga kuna ma seal analüüsi juba ära tegin, kuna keegi seda väga kuulda võtta ei tahtnud, siis miks mitte jagada seda hoopis teie kõigiga. Esiteks, kui keegi tahab öelda, et mis te jamate, hankige portatiivne konditsioneer, siis siin on mitu aga. Esiteks, kui päev läbi kütab kuuma õhku sisse ja portatiivse konditsioneeriga teadagi peab olema aken lahti ja kui sul on selline klassikaline Eesti stiilis aken ja veel enam, kui su kõik aknad on suured rõduuksed, ja meil on kõik toad rõdu poole, kõik nii-öelda aknad on ühtaegu rõduuksed, ehk me peaks hoidma seda rõdust lahti, kas üht või teistpidi, sealt peaks minema portatiivse konditsioneeri toru läbi ja siis ülejäänud osa tuleks kinni katta. Oleks meil sellised nunnud üles või külje peale lükatavad aknad nagu USA-s, siis oleks see palju lihtsam. Aga nii ei ole. Ja internet ütles mulle, et võimsamad sellistest portatiivsetest konditsioneeridest katavad heal juhul kuni 40 ruutmeetrit. Ja kui juhuslikult on selline troopiline suvi nagu praegu, kus igapäevaselt on korteris 30+ kraadi, siis tõenäoliselt oleks meil üsna mitut vaja tõenäoliselt igasse tuppa, mis tähendab, et kui me teibime kõik oma rõduuksed kinni, siis me enam rõdule ei pääsegi või me peame iga kord seda teipi hakkama lahti kinni harutama. Ja teine variant olekski paigaldada nii-öelda päris permanentne, püsiv konditsioneeri süsteem korterisse. Selleks oleks vaja panna rõdu põrandale agregaat ja siis toru läheb mööda niimoodi maja seina ja siis ilusasti seinast läbi. Ja siit tekibki esimene probleem. Kui on vaja maja välisseinast läbi puurida, siis ei saa niisama lihtsalt, et lihtsalt teed ise oma ette, mis tahad. Selleks, et see analüüs oleks lihtsam, ma lihtsustangi ta meie maja näitele, sellepärast, et paljudki muutub sellest, kui eristada seda, kas A-variant pannakse konditsioneeri agregaat kuskile kõrgele fassaadi külge, et see on kõigile igale poole näha, või B-variant on niimoodi diskreetselt rõdu põrandal, et ta ei paista aga üle rõdu piirde. Ma räägin ainult olukorrast, kus on võimalik panna see agregaat kas rõdupinnale või maapinnale niimoodi, et ta ei oleks välisfassaadi küljes ega muudaks maja välisilmet. Ma ei väida, et siin analüüsi tulemus täielikult muutuks igas mõttes, aga ma ei välista seda. Nii et ma jätan need muud olukorrad kõrvale. Räägime sellest, kus see agregaat ise, see kast, et see oleks kas rõdupõrandal või maapinnal. Olles selles suhtes erapooletu, et meil ei olnud huvi paigaldada konditsioneeri, aga meil oli huvi, et seda tehtaks juriidiliselt korrektselt, sest kes teab, see ilm kisub ainult äärmuslikumaks ja kui meil see korter on veel 5 aasta pärast alles ja kui siis ongi norm, et 1. juunist viimase augusti päevani on 30+ kraadi, siis tegelikult ei ole enam üldse naljakas. Nii, ja kui mina ütlesin, et kuulge sõbrad, meil oleks vaja üldkoosoleku häälteenamuse otsust, et seda siin teha korralikult, siis algas fantastiline jama. Ja vaidlus selle üle, et mis ikkagi siis oleks korrektne, kas on vaja kõigi nõusolekut, kõigi korteriomanike, või on vaja kõigist omanikest enamusotsust ehk kõigi omanike pealt kokku 51% poolthääli või on ikkagi otsustusvõimelisel üldkoosolekul kohal olevatest inimestest 51% vaja. Ja siin oli iga arvamus mitte ainult igal juristil, vaid ka igal mittejuristil. Igasugused isikud väitsid igasuguseid asju, millest ükski ei olnud korrektne. Ja ütleme niimoodi, et andeks võib anda seda, et kui näiteks kohaliku omavalitsuse ametnik ei tea, kuidas see eraõiguslik pool välja näeb, sest see ei ole tema töö otseselt. Tema tegeleb selle
avalik-õigusliku poolega. Ja siin jällegi tõmban järgmise nii-öelda joone maha, et kui ma esimese joone tõmbasin sinna, et faktid on sellised, et see agregaat ise ei ole välisfassaadi küljes, siis teine põhimõtteline punkt on see, et ma ei räägi avalikust õigusest. Avalik õigus üldiselt reguleerib isikute ja riigi vahelisi suhteid ja riigi toimimist ja nii edasi. Ja vastandina eraõigus siis reguleerib eraisikute vahelisi suhteid. Need on kaks põhimõtteliselt erinevat õigusvaldkonda, mis paljudes asjades kattuvad, aga siin selles küsimuses on konkreetselt kaks tahku. Üks on avalik-õiguslik, küsimus sellest, et kas on vaja ehitusteatist või ehitusluba või kas midagi peab KOV-i poole pealt tegema, et see asi oleks legaalne. Nii, seda ma ei puutu, seda oskavadki selgitada kõige paremini vastavad KOV-i spetsialistid ja nemad teavad, mida nad nõuavad ja las nemad selgitavad, see on nende töö. Nii, aga nüüd teine pool, millest mina tahan rääkida, on eraõiguslik pool, ehk just see korteri omanike kui kaasomanike suhted, et mida siin ikkagi vaja on, kas me tõesti peame küsima kõigi nõusolekut, mis kui on suur korterimaja, siis ütleme ausalt, seda ei juhtu niisama, tõenäoliselt ainult kohtu kaudu hakata nõudma tahteavaldusi vajalikke. Või siis ikkagi saab üldkoosolekuga seda otsustada. Õigusteaduses ja praktikas on kindlad meetodid. On meetodid, kuidas õigust tõlgendada, kuidas seda sisustada, kuidas sellest aru saada. Ja nüüd, kasutades õigusteaduses tunnustatud meetodeid, tahan ma teile näidata oma analüüsikäiku, millega ma jõuan sinnamaale välja, et ma ütlen, et konditsioneeri paigaldamiseks minu poolt kirjeldatud viisil, ehk nii, et välisfassaadile kuskile üles midagi panda, et selleks on vaja 51% nendest korteriomanditest ja nende poolt esindatud häältest, kes on kohal otsustusvõimelisel üldkoosolekul. Ehk kui üldkoosoleku kvoorum, ehk see nõue, kui palju peab kohal olema, et saaks üldse midagi otsustada, kui see on täidetud, siis nendest kohalolijatest 51% on vaja poolt. Mitte kõigi nõusolekut majas või mitte ka kogu maja peale 51%. Alustame sellest, et meil on seadus, korteriomandi ja korteriühistu seadus, hellitusnimega kõrts. Ja kõrts ütleb meile, kuidas toimub siis see elu kortermajas. Kõrts on nüüd selline seadus, mis võeti vastu ta võeti vastu varem, ta jõustus 2018 ja ta siis pidi laiali ajama selle läbu, mis oli eelnevalt, kus oli eraldi korteriomandi seadus, eraldi korteriühistu seadus ja kõik oli pudru ja kapsad. Ja nüüd peaks siis kõrts eriseadusena kõige olulisemad asjad ära lahendama. Teatud osas tuleb ikka vaadata muid seadusi, näiteks kõrts ise viitab mittetulundusühingute seadusele mitmel juhul ja ka asjaõigusseadus järgnevalt on relevantne nendes osades, milles kõrts ei anna vastust. Aga üldjuhul tuleb alati alustada kõrtsist, kui asi puudutab küsimusi kortermaja elu kohta. Alustan sellisest üldisest poolest, et kõrts paragrahvis 20 ütleb selgelt, et kui seadus ütleb, et mingi asi tuleb otsustada häälteenamusega, siis see tähendab häälteenamust korteromaniku üldkoosolekul. Sama sätte lõike 2 järgi küsimus sellest, kui palju korterid peab olema esindatud koosolekul, et saaks üldse midagi otsustada, et üldkoosolek oleks otsustusvõimeline, see sõltub põhikirjast. Seda saab põhikirjas eraldi reguleerida. Kui põhikirjas ei ole erireeglit, siis seaduse järgi on vaja, et üldkoosolekul osalejatele kuulub üle poole häältest, pluss samaaegselt üle poole kaasomandi osadest. Üle poole häältest tähendab siis see, et esindatud on üle poole korteriomanditest, sest üldreeglina paragrahv 22 esimese lõike järgi annab iga korteriomand ühe hääle. Ja siin on ka üks teine koer maetud, siin on üks jama. Jama on selles, et enne seda uut seadust oli võimalik see, ja meie majas ka juhtus see, et on eraldi kinnistatud korteriomanditena parkimiskohad ja panipaigad, mis on eluliselt absurdne, enam seda teha ei saa, nüüd need saavad olla ühe korteriomandi eriomandi osa, aga nad ei ole eraldi enam korteriomandid, ehk tegelikult siin saab eraldi analüüsida ja vailda selle üle, et mis siis ikkagi saab, kas iga parkimiskoht peab kahel andma või ikkagi kui põhikirjas on öeldud, et parkimiskoht ei anna ja panipaik ei anna, kas nii saab. See on huvitav uurimisteema ja vaidluskoht. Jäägu see mõneks teiseks päevaks, lasta praegu olla. Lähen tagasi tänase teema juurde. Nii, meil õigusteaduses ja õiguspraktikas on erinevad tõlgendamismeetodid, kuidas aru saada seadustest ja muudest sätetest.
Kõige esimene on alati grammatiline tõlgendamine, see tähendab, et sa loed sätet ja väga tihti igasugused komad, jaad, võid, keeleline väljendus on olulised, eriti pikemate sätete puhul. Aga sellest üksi kunagi ei piisa, alati tuleb kaugemale vaadata, kindlasti tuleb rakendada süstemaatilist tõlgendamist, ehk otsida üles kõik vähegi relevantsed sätted ja aru saada, kuidas nad omavahel toimivad, kuidas nad teineteist mõjutavad. Ja siis on meil ka teleoloogiline tõlgendamine, mille eesmärk on aru saada, mis oli normi objektiivne eesmärk selle vastuvõtmisel, mis oli seadusandja tahe selle normi sätestamisel ja seda teleoloogilist tõlgendamist saabki teha selliste materjalide kaudu nagu seletuskiri. Kõrtsi seletuskirja on väga lihtne leida, kui Riigi Teatajast otsida üles kõrts ise, näiteks kirjutatakse siia otsingulahtrisse KRTS või siis korteriomandi ja korteriühistuseadus, siis seal seaduse päitses üleval on menetlusteave. Seal klikates jõuab lõpuks välja Riigikohtu veebileheni ja sealt on võimalik leida seletuskiri. Ja siin on oluliselt paragrahvid 35 kuni 38. Jätame kohe kõrvale paragrahvi 36, see puudutab spetsiifiliselt laenu võtmist. See ei ole praegu teemas. Kõrvale võib jätta ka paragrahvi 37, säilitamiseks vajalikud toimingud. Need on asjad tõesti, kui katus laguneb ja on vaja asendada, siis iga korteriomanik võib selle vajaliku toimingu teha ja siis kulud teistelt sisse nõuda. Praegune teema konditsioneeri paigaldamine kindlasti ei puuduta säilitamiseks vajalikku toimingut. Nii et jätame kõrvale paragrahvid 36 ja 37 ja vaatame paragrahve 35, 38 ja 39. Nii, paragrahv 35. Tavapärane valitsemine. Küsimusi, mis langevad tavapärase valitsemise alla, saab lahendada üldkoosolekul häälte enamuse alusel. Selle sätte teine lõige toob näitliku loetelu. Seletuskirjas rõhutatakse, et see on mitte ammendav loetelu, need on lihtsalt näited. Ehk vabalt võib olla muid asju, mis on ka tavapärase valitsemise küsimused. Need näited, mida see säte selgelt toob, on kaasomandi eseme tavapärane korrashoid ja remont, korteriühistu kaudu tarbitavate teenuste jaoks lepingute sõlmimine, kaasomandi eseme taastamise väärtusest lähtuva kahjukindlustuslepingu sõlmimine, korteriühistu vastutuse kindlustamine, kohase suurusega reservkapitali ja remondifondi loomine, laenu või muu laenusarnase mõjuga rahalise kohustuse võtmine, kui selle suuruse ületa korteriühistu eelmise majandusaasta majandamiskulude summat, energiaauditi ja energiamärgise tellimine. Need on näited. Kui tegemist on ühega nendest küsimustest, pole kahtlustki, et on tegemist tavapärase valitsemisega. Aga see ei tähenda, et muud asjad ei võiks langeda selle sätte alla. Nii, paragrahv 38 räägib olulistest ümberkorraldustest ja hoone taastamisest. Selliste asjade tegemiseks on vaja kõigi korteriomanike kokkulepet. Aga siin on eriti oluline vaadata seletuskirja. Seletuskirjas rõhutatakse. Mitte igasugune ehitustegevus, isegi mitte ehitusluba nõudev ehitustegevus-hoones ei ole ehituslik ümberkorraldus. Ja ehitustööde mahust olulisem on küsimus, kas muudetakse mõne hoone osa funktsiooni või hoone välist kuju. Sellest tulenevalt on kindlasti ehituslikuks ümberkorralduseks hoonel ühe korruse lisamine või ka pööningu väljaehitamine, mis oleks siis selle senise funktsiooni muutmine. Samuti on põhimõtteliselt ehituslikuks ümberkorralduseks mõne senise tehnosüsteemi asendamine täiesti teistsugusega. Siis tuuakse näiten seletuskirjas, et Riigikohtu praktika järgi näiteks keskkütte torustiku vahetamine on tavakasutus. Ei vaja kõigi nõusolekut. Saab otsustada üldkoosolekul. Nüüd, kolmas säte, mis meil siin veel sõelale jäi, paragrahv 39 räägib kaasomandi eseme ajakohastamisest. Näitena on toodud siin energiatõhuse suurendamine, kui sellega ei muudeta eriomandi otstarvet ega kahjustata muul viisil ülemääraselt ühegi korteriomaniku õigustatud huve. Selle sätte mõte on selles, et hoonet oleks võimalik ajakohastada ilma, et oleks vaja kõigi nõusolekut. Siin jällegi on väga oluline mitte ainult sätte enda lugemine, sest kaasomandi eseme ajakohastamine ei ütle just väga palju. Seletuskiri täpsustab, et ajakohastamisega on tegemist näiteks siis, kui tõstetakse hoone energiatõhusust, tehakse muudatusi, mille tulemusena väheneb energia tarbimine. Samas ei piirdu ajakohastamine ainult energiatõhususega, vaid hõlmab ka muudatusi, mis ei anna otsest rahalist kokkuhoidu või võivad isegi kulutusi suurendada, kuid mille puhul senine olukord ei ole üldlevinud arusaamade kohaselt enam ajakohane. Näiteks võib ajakohastamine hõlmata kuivkäimla asendamist ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga, ühiskasutatava WC asendamist individuaalsete WC-dega, ahjukütte asendamist keskküttega ja muud sellist. Ehk tegemist
on küll tegelikult olemuslikult suurte põhimõtteliste muudatustega, ütleme, kui sa kuivkäimla asendad ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga või ühiskasutatava WC individuaalsetega, ahjukütte asendamine keskküttega, need on suured muudatused, aga nad on vajalikud ajakohastamiseks. Ehk nad pole vajalikud säilitamiseks, nad ei ole tavapärane valitsemine, aga nad on olulised ümberkorraldused, aga ajakohastamiseks vajalikud. Muidu nad läheksid paragrahv 38 alla ja oleks vaja kõigi nõusolekut, aga kui ajakohastamiseks on vajalik, siis siin on madalam lävend toodud. Meeldetuletus korraks nende näidete kohta siin. Seletuskirja järgi, mis on oluline ümberkorraldus, näiteks pööningu korruse väljaehitamine või hoonel ühe korruse lisamine, ahjukütte asendamine keskküttega, kuigi see oleks juba siis ajakohastamine, aga ikkagi oluline ümberkorraldus. Mis ei ole oluline ümberkorraldus, on näiteks keskkütte torustiku vahetamine, isegi juhul, kui sellega kaasnevad korteris suuremahulised ehitustööd. Julgeks öelda, et grammatiline, süstemaatiline ega teleoloogiline tõlgendamine ei aidanud selgust luua ja järgmine samm oleks vaadata kohtupraktikat. Kohtupraktikat saab kasutada tõlgendusargumendina. Kohtud Eestis reeglina ei loo õigust. On üks erand, ma räägin teinekord sellest, mis roll on kohtupraktikal Eesti õigussüsteemis, aga ütleme nii, et laias laastus nad ei loo õigust enamik juhtudel, aga praktikas on lihtsalt see, et kui sa jõuad samasuguse asjaga sama kohtuni välja, siis tõenäosus on suur, et ta lahendab seda samamoodi, küll mitte garanteeritud. Riigikohus on teinud kannapöördeid. Selle kohta on päris häid näiteid, millest jällegi võib teinekord rääkida. Aga praegu on üks Riigikohtu lahend aastast 2019, mis puudutab õhksoojuspumba paigaldamist niivõrd analoogsel viisil sellele, millega mina piirasin praeguse analüüsi faktid, ehk siis agregaat ei ole maja fassaadi küljes, ta on rõdupõrandal või maapinnal ja küsimus on siis välisseina mõttes ainult selles, et torud jooksevad sealt ja tuleb auk puurida või augud. Ma ei hakka pikalt minema detailidesse, sest see on isegi pikk teema, aga faktid maakohtu poolt tuvastatud tõendite pinnalt olid sellised, et õhksoojuspumba paigaldamise eelprojektist ja fotodelt nähtus, et õhksoojuspumba siseseade oli paigaldatud elutoa seinale ja välisseade paigaldatud maapinnale seinast 600 mm kaugusele ja varjastatud puidust reestiga. Fassaaditööde käigus freesitakse õhksoojuspumba torustik ja juhtmestik fassaadi sisse. Tõenditest nähtub, et õhksoojuspump ei võta ära kasulikku hoovi ega maja seina pinda ning võimaldab korteriomanikel kasutada nii maad kui välisseina senise korra järgi. Maakohus ütles, see on tavakasutus, ehk siis praeguse seaduse mõistes tavapärane valitsemine. Ringkonnakohus ütles sama, see on tavakasutus, ehk piisab häälte enamusest ja Riigikohus ütles sama, kinnitas, et see on tavakasutus, ehk piisab häälte enamusest. Küll tegid siin kohtud ühe vea, ma kohe lühidalt ütlen alguses ära, sest mul siin majas ka üks inimene hakkas raiuma, et oi, vaadake, Riigikohus ju tühistas siin ringkonnakohtu otsuse mingis osas ja saatis tagasi. Nii, miks ta tühistas oli see, et need kaebajad kohtus ütlesid, et see masin tekitab ülemäära vibratsiooni ja müra, mis neid häirib ja maakohus Riigikohtu sõnul ei selgitanud kaebajatele, et nemad peavad tõendama neid väiteid ja kuidas nad peavad neid tõendama. Ja kuna nad seda ei teinud, siis ei olnud ka võimalik maakohtul ega ringkonnakohtul hinnata neid väiteid ja Riigikohus ütles, et ringkonnakohus peab asja nüüd uuesti vaatama ja võimaldama ka siis uute tõendite esitamist, et kaebajad saaksid esitada tõendeid selle kohta, et siis müra ja vibratsiooni tase on üle normi kuidagi või ebamõistlik. Aga mis puudutab seda õiguslikku küsimust, et kas see on tavapärane valitsemine või mitte, siin ei ole kahtlust. Kõik kohtud ütlesid ühtemoodi, et see on omandi tavakasutus, mida saab otsustada häälte enamusega. Kolleegium nõustub kohtute järeldustega, et õhksoojuspumba paigaldamine kaasomandis olevale elamuseinale ja maapinnale ei ole käsitletav asja või selle majandusliku otstarbe olulise muutmisena ning on kaasomandis oleva elamuseina ja maa tavakasutus, mida korteriomanikud võivad otsustada häälte enamusega. Ja see Riigikohtu lahend on põhimõtteliselt kogu selle analüüsi tuum ja süda. Kuni selle lahendini välja oleks võinud tegelikult vaielda mõlemat pidi. Selle Riigikohtu lahendi järgi on tegemist tavapärase kasutusega. Vabalt võib esitada vastuargumente, aga need argumendid peavad tuginema mingisuguse autoriteetsele tõlgendusallikale. Nii lihtsalt ei saa, et vehid seadust ja ütled, on. No
suva see, et keegi suvaline arvab, et on, vahet ei ole, kas mina arvan, et on või sina arvad või kõik teised arvavad. Küsimus on selles, et mis praktikas juhtub, kui me vaidlusega kohtusse joome. Nüüd kutsun üles kõiki neid kinnisvarajuriste ja muid eksperte, kes tegelevad igapäevaselt sellise väga toreda teemaga, nagu seda on kortermajades ühiselamine ja asjade tegemine, siis palun esitage oma vastuargumente ja näidake, mis allikale te tuginete. Ja täiesti vabalt olen valmis oma seisukohta muutma, kui keegi toob väga hea tõlgendusallika, millele tugineda.